Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervitus, kallid rallisõbrad! Ongi esimene päev Kreeka rallist möödas ja kuigi juhtunud on palju, on pinge esikolmiku osas endiselt väga suur ja väga õhus, sest 3 meest, Kalle Rovanpera, Ott Tänak ja Sébastien Ogier mahuvad kõik 3,9 sekundi sisse. Meil on loomulikult oma mees Kreekas, Peep Pahv, tere õhtust! Tere õhtust! No räägi atmosfääri poolest ja enda seiglustest, et oled täna käinud mõnel katsel, oleme näinud siin Twitteri vahendusel, et kuidas seal olud ja õhustik on? Olud ja õhustik on suurepärased, ehk siis tõsine Kreeka ralli, nii nagu olema peab, et teed on kivised ja rahvast jagub nendes kohtades, kus mina käisin. Need olid küll ametlikud fotokohad, ma ei tea, kas ka pealtvaatamiskohad olid, aga seal oli ka tavainimesi päris palju vaatamas. Et selles suhtes on nagu vägev ja oma rendiautoga saab siin ka väikseid seiklusi teha, et kui ikka üritad üle mägiteedel, üle mägede sõita, kus nagu õiget autoteed ei olegi, siis vahepeal siin teine mees pidi tagant natuke lükkama, et muidu oleksimegi sinna jäänud. Et seiklust on kõvasti. Mis see kilometraaž siis eilse Ateena otsaga juba kokku on tulnud? No ma tulin kõigepealt siia Lamiasse, siis Ateenasse tagasi ja täna siis nende kiiruslaste ringidega uuesti Lamiasse. Ma ei ole niimoodi vaadanud, aga kui mõelda nende kilomeetri peale, siis 1000 on kindlasti koos juba. No oli väärt see Ateena katse tasus minna, sest tundus publikut oli küll nagu meeletult, et nende pärast oli seda vaja. Ja see kogu see kesklinn oli nii kinni pakitud, et sinna kuskil ligi pääseda sisuliselt polnudki võimalik, et kui see rahva huvi nii suur on, siis see nagu natuke õigustab seda, kuigi siis oleks see katse võib-olla natuke nagu ägedam ka olla ja pikem, aga nii see on, et ütleme, rahvale toodi see ralli hästi kätte ja rahvast oli tõesti palju, et selles suhtes oli see õige tegu, aga ütleme, seda katse ise oleks võinud ägedam muidugi olla. No ajakava on natuke nihkes, kuuldavasti tee peal juhtus mingi liiklusavarii, mis ei ole ralliga seotud, ega sa sellest midagi rohkemat ei tea? Ma tean ka nii palju, kui ma hommik esimesele katsele jõudsin ja siis seal teised fotograafid, kes olid ka parajasti seal ja mõned ajakirjanikud, need ütlesid, et kiirtee peal oli mingi avarii olnud, aga kuna ma ise ööbisin juba seal esimese kiiruskatse lähistel suhteliselt, niivõrd kuivõrd, mingi 15 kilomeetrit sealt, siis see mind nagu puudutab, ma mööda kiirteed ei tulnud sinna. Aga ei, see ralliga seotud ei olnud, et selles suhtes mingit probleemi pole, et ralli on kulgenud selles mõttes ju hästi, aga teisalt ütleme siin need probleemid, nagu sa alguses mainisid, on päris palju jätnud sellise pitseri selle ralli. No mis meie mees puudutab, siis natukene erandlik ralli, et kõigil teistel ümberringi juhtub, aga meie mees sõidab sirgelt läbi. No meie mees sõidab sirgelt läbi, aga ma siin taga rääkisin ka ja videointervjuud vist taseme siin saates ka, eks ole. Et ega ta väga rahul selle päevaga ikkagi ei ole, et ta rõhutas ju ka kiiruskatsete lõppudes ja rõhutas ka intervjuus, et kuidagi rasket kõik tuleb ja ei ole see auto võib-olla päris selline, nagu peaks olema ja tõi ka sealt hea näited, kui Sébastien Ogier sõidab esimese autona, see on rasked kruusarallil ja nad päeva lõpuks siis suudavad sõita nulli, eks Tänak ja Ogier, et siis nagu päris õige asi see tegelikult ei ole, et see Tänaku märkus on täiesti asjakohane. No sa oled ralli korraldajatele hetkel nagu kõige lähemal, et oled sa aru saanud, miks tänane päev on selline, et me paneme ilma hoolduspausita, mis tegelikult on päris kõvasti kujundanud seda lõppjärjestust ka, mis meil hetkel ees on? No samas, ma tegelikult sama asja küsisin Koti käest, et kuidas ta suhtub sükse päeva ja tegelikult ega see tänane päev oli kilometraažilt, kiiruskatsete kilometraažilt, siis oli suhteliselt lühike, ta oli mingi 80 millegagi kilomeetrit, et seda ju iseenesest nüüd nii ülemõistuse palju ei olegi, et seda ei saaks ilma pausita sõita, et siin rohkem oli tegelikult seda ülesõitu ja niisama mööda Kreekat matkamist, kui sellepärast, et kuna taheti seda rallit Ateenasse viia ja siis nagu sealt siia hoolduspausile tagasi tulla, no see oleks olnud täitsa ebamõistlik. Mis homne päev ootab katsetelt ees ja mis sind ootab? Homne päev ootab katsetelt, katsed peaksid olema aeglasemad ja sellised
raskemad, tehnilisemad, et kui täna oli nii kiiremad lõike ka sees, siis homme neid väidetavalt nii palju ei ole. Et tuleb jälle tõsine tööpäev, et ma arvan, et see homne päev on nagu arvata võib, eks ole, võtmepäev, et seal on palju kilometraaži ja seal pannakse asjad paljuski paika, kuigi ka viimasel päeval on tegelikult see üks kiiruskatse on ju väga pikk vist, kas 30 kilomeetrini, et seal nagu kui vahed suured ei ole, siis seal saab veel sättida asju, aga ma arvan, et homme ikkagi need vahed natuke ühele või teisele poole peaksid nagu liikuma. Et kui Ogier suutis ees sõita nii kiiresti, siis ütleme paremas stardipositsioonist ta võiks siin olla ju veelgi kiirem, arvan mina. No ega sinu tänane päev veel läbi ei ole, et ootab sind ees 1,5 tundi veel matka hotelli? 1,5 tundi jah, ütleme Delfi mees läheb Delfisse ööbima. Et Delfi linna hotellis nii-öelda ööbin, aga see on selles suhtes mõnes mõttes kasulik, et homme kiiruskatsed tulevad sinna poole, et on siis plaan minna, kuna mul on fotograaf kaasas, siis fotokohad on kõik varem välja vaadatud, et päeva teisele kiiruskatsele, mis on seal suhteliselt lähedal sellele, et hommiku aja veel aega kokku selle kõvasti. Ma veel lõpetuseks küsin, et oled eestlasi ka kohanud, et telepildis on päris palju näha? Olen eestlasi kohanud niimoodi nagu eemalt, et ma ei ole nagu rääkinud kellegiga ja olen näinud ka mõnda autot ja täna nägin muuseas ka seal kuskil mägedes ukerdamas ka ühte Eesti BMW X5, mis oli Eesti numbritega. Et tuli mulle vastu, kui mina juba ära läksin, et eks ta läks ilmselt, ma tulin nagu nii teiselt katselt ära, ta ilmselt siis 4. mis oli siis teistkordne läbimine läks parajasti. Et siin Eestis nagu natuke ikkagi on ja ma tean, mul oma tuttavad on ka, nad peaks kööbima seal Delfi kandis, et on siin kohal, et rahvast ikkagi on natuke, jah. Kuule, aga selge sinuga, ilusat matka sulle. Jaa, tänud. Ja nüüd enne kui tutvustame tänast stuudiokolleegiumi, kes küll ei ole füüsiliselt stuudios, aga on meil liini peal. Vaatame ära, mis siis Ott ise rääkis Peebule äsja videointervjuus. Ei, siin rõõmsat ei olnud midagi, et eks ütleme, et terve päev ei saa öelda, et üle kivide känduda, aga ikkagi suht raskelt ja ebamugavalt, et kindlasti oleks vaja midagi leida, et homme kuidagi tempos püsida, et täna Sepsu on ju nii-öelda esimesena sõitnud ja päeva lõpuks me suutsime temaga nulli sõita, et see kindlasti ei ole väga lootustandev homseks, kui tema saab ka nagu normaalse tee peale sõitma ja et see ekstra leida, selleks tuleks ikkagi mingi enesekindlus autos leida. No seda raskust rõhutasid läbi päeva katselõpu intervjuudes, et kas näeb sedasi, et auto ei ole päris selline, nagu sa soovid või puudutab see suga enda sõitu või su sõit on ka sellest sõltuv, et auto ei ole võib-olla päris hea? Üks põhiline teema on see, et iga kord, kui ma lähen vähe nii-öelda piirile lähemale, siis hakkab üllatusi tulema ja ütleme, et sellisel rallil on vaja ainult ühte tõsist üllatust, kui kõik on läbi, et kindlasti oleks vaja autot, mis oleks kuidagi, mis käituks ettearvatavalt, aga hetkel on see väga ettearvamatu. No see ralli on autode jaoks väga raske, et selles mõttes peab olema rahul, et sa said ikkagi suurtemate probleemid, et selle esimese päeva lõpuni, et siin ju vahepeal hooldepausi pooldes see üldse väga ebamugav päev tegelikult sõitjate jaoks. Jah, aga kilometraasilt oli ju pigem lühike, et väga palju katseid me ei sõitnud, et me rohkem siin matkasime mööda Kreekat ringi ja enamus katsed on nii-öelda ainult ühe korra ka ja tegelikult teed on nagu väga okeis seisukorras, et see üks katse ja teine kord, et see raputas vähe rohkem, aga tegelikult üleüldiselt oli väga okei. No kuidas sulle selline see korraldus tundub, et tuli sõita sinna Ateenasse, siis terve päeva reisite tagasi siia, sõidate mõned kiiruskatsed. No, kõrvalt vaadates tundub natuke ebamõistlik, kuidas see sõita seisukohast tundub? No jah, eks me oleme siin karussellis ja kindlasti on tegelikult oluline ju sporti näidata ja Ateena kesklinnast rallit alustada, kui ütleme, et kui Kreeka valitsus arvas, et see on nagu mõistlik tegu, siis me oleme muidugi kahe käega poolt, et tegelikult see on ikkagi väga oluline fännide jaoks. No, homne päev
kas see eeldab autolt ka teistsugust seadet natuke või need kiiruskatsed iseloomult on ikkagi sarnased siin Kreekas kõik? Umbsed katsed on pigem aeglasema iseloomuga ja suht teistmoodi, et võib-olla üks katse on, mis on vähe kiirem, aga üldiselt jah, aeglased ja kitsad katsed. Kas just see aeglased lõigud ongi kõige keerulisemad sinu jaoks praegu? Ei, kiire peal oli pigem sama, et see päris nii lihtne ei ole. No nii, video vaadatud, kontrollime, kas meil mehed on endiselt liinil, kes seal olema peavad. Tere sulle, Roland Poom. Tere. Ja tere, Jaan Martinson. Tere. Väga ilus taust on sul muide, Jaan, aga kas oli tänast päeva mõlemal nauditav vaadata televiisori vahendusel? Ma võin pärast enda arvamust ka avaldada, aga kõigepealt teie. No Jaan, alusta, siis ma vaatan, kuidas mulle su vastus meeldis. Ja ütleme niimoodi, et ma vaatasin seda rallit nagu poolpisteliselt, et mul oli pilk ekraanil, vaatasin splitte ja no mis seal ikka, varsti oli asi selge, et maailmameister on ilmselt juba selgunud, et kummaline küll, et Sébastien Ogier on nagu teflon mees, et mitte midagi ei ole teha. Kõik tema ümber, kõik lähimad jälitajad kukuvad. Nii Elfin Evans probleemide tõttu kui Thierry Neuville, aga tema paneb ikkagi vapralt edasi ja tegelikult eks võib-olla rallimees suudab paremini selgitada, kuidas see on, et kõik räägivad, et esimesena startida on Kreeka rallil ääretult keeruline, sellepärast, et sa pead teed puhastama, aga lõppkokkuvõttes mitte tühjagi. Et jah, niivõrd kuivõrd põnevus püsib, et loomulikult me loodame kõik, et Ott Tänak selle ralli võidab ja Kalle Rompera ei võida seda rallit, sest ta on liiga noor selleks, et Kreeka rallit võita, sest see on kogenud meeste ralli. Aga lõppkokkuvõttes jah, jube kahju, et tegelikult ainult 3 meest esikoha pärast võitlevad. No nii, Roland. Ja ma selles mõttes nõustun, et ma küll jälgisin veel arvatud viimast katset kõiki katseid korralikult, aga see mingisugune, küll ralli on selles mõttes väga huvitav jätkuvalt. Top 3 on ainult põhimõtteliselt 4 sekundis, aga peale Neuville'i probleeme kuidagi see pinge nagu kadus ära, et ma ilmselt ootsin ka mitte nüüd ralli peale võidusõitu, vaid meistritiitli peale võidusõitu sellelt nädalavahetselt, et võib-olla see natukene võttis sellise ärevuse maha, aga üldiselt oli ju põnev, et see tänane esimene äkki oli, mida 2 korda sõideti, et see oli päris selline karm katse, mida oli huvitav jälgida ja loomulikult Evansi seda tulemist oli väga põnev jälgida. No minul üldiselt samad mõtted, et olgugi, et see esikoha heitlus võib olla põnev, siis pikas plaanis on põnevus üsnagi kadumas. Sébastien, lubage ette lugeda virtuaalne punktitabel, selline tänamatu töö, aga Sébastien Ogier juba 177 punkti, Kalle Rompera ja siis on 3 meest ühe pulga peal, Rompera, Evans, Neuville 124 punkti peal, see vahe on juba 53 punkti. Ja 53 punkti, 3 rallit tundub võimatu. No tundub tõesti võimatu, aga ütleme, et 2 päeva on veel ees, et vaatame, kuidas see Toyota vastu peab, aga mul on mikski pärast, nagu ma ütlesin, et Ogier on teflon mees ja kuidagi tema auto, kas tema suudab seda autot paremini säilitada või siis talle on ehitatud nagu pantserauto, et millega mitte midagi juhtub. Aga siin ongi, ma võib-olla Poomile esitakski küsimused, et kuidas on niimoodi, et see vanameister suudab esimesena rajal sõites sedavõrd kiire olla võrreldes Ott Tänaku ja Kalle Romperaga, kes on noor püss ja ka väga kiire. Ja teine küsimus on, et mis pagana asi see on selle Ogier'ga, et tal on alati kiiruskatsete esimene pool, jääb ta splittides ikkagi maha, 2-3 sekundit, 4 sekundit ja just katse teise poolega teetvad selle vahe tasa, et seal, kui ta kaotabki, siis ainult kümnendikega või äärmisel juhul sekundiga. Et milles see on, et ta niivõrd hästi esimesena sõidab ja miks ta katse lõpu osas nii kiire on? Võib-olla alustaks sellest teisest küsimusest. Et ma ei tea, kas see on teadlik
tegevus või alateadlikult. See võib-olla sellest tulebki see 7-kordne maailmameister, et igat katset sa alustad olukorras, kus sa tutvud katseoludega, pinnasega ja mingist hetkest sa saad aru, kuidas see on, kuidas olud on ja põhimõtteliselt sa võid panna. Ma ei usu, et see on teadlik tegutsemine, et ma arvan, et see on selliselt juba alateadlikult nende aastatega sisse kujunenud asi, et saada kõigepealt pinnasest aru, oludest aru ja kui nendest, ütleme, esimeste kilomeetritega on aru saadud, siis võib panna. Aga üldiselt Ogieri sõit siin rallil, ma pean võtma kõik halvad sõnad, mis ma kunagi võib-olla olen öelnud. Tegelikult Ogier mulle väga meeldib, ma pole kritiseerinud väga. Aga kui ma olen ta kohta midagi kunagi halba öelnud, siis ma võtan kõik sõnad tagasi, sest see, mis ta täna tegi, minu jaoks oli see täiesti üllatus. Esimene katse kohe ma olin väga jahmunud. Ja pigem ütlen, et uskumatu sõit. No eluaeg on olnud Kreeka ralli selline kogenud meeste ralli, kogemused maksavad, aga kuidas on seletatav, et noor naga Kalle Rovanpera seda rallit ikkagi praegu juhib? Jaan, alusta sina. No ütleme niimoodi, et tema on mees, kellel pole mitte midagi kaotada ja ma kujutan ette, et tal on ikkagi tõesti nii-öelda karjääri jooksul täiesti olematult lühikese karjääri jooksul on neid treeningkilomeetreid kõvasti selja taga ja ta on väga põhjalikult selleks ralliks valmistunud ja täna ma tabasingi ennast mõttel, et vabandage väga, aga järgmine aasta on Kalle Rovanpera tundub, et juba see mees, kelle vastu tuleb võidelda selleks, et võita meistritiitlit. Sest mitte midagi ei ole teha, ta on sisuliselt esimene mees üldse ralli MM-sarja ajaloos, keda on aretatud 8-aastaselt peale rallisõitjaks ja kellele on tagatud absoluutselt kõik tingimused, mis ühel tulevasel maailmameistril peab olema, alates treeningtundidest, alates sõiduõpetajatest, alates legendi koostamise õpetajatest ja kõik nii, et tema on esimene nagu kasvuhoone produkt. See on põhjus. Roland. Täiesti nõus ja, et kui me lihtsalt nüüd vaatame, et karjäär on küll olnud selles mõttes lühike, et siis tegelikult neid kilomeetreid seal all on vähemalt sama palju kui seal teistel asjadel, võib-olla isegi rohkem kui mõnel mehel, et jah, see töö, mis on tehtud, on väga, väga suur läbi nende aastate, aga tegelikult ka nagu Jaan ütles, et ega tal mingit eesmärki ju tegelikult ei ole enam selleks soojaks. Rallivõit on olemas, eile rääkisime ka sellest ja poodium on olemas, mida nagu püüda tegelikult. Et kindlasti teda ei huvita selles mõttes meistritiitli arvestuses, kas on teine, kolmas, neljas, see ei mängi rolli. Kui ei ole esimene, siis teda muu ilmselt ka ei huvita. Loomulikult tootjate punkti jääb tooma, aga kui me eile ka arutasime, et kas tal antakse lahtised käed või mitte, ma arvan, et siin on tal öeldud lihtsalt mine sõida. Ja kui juhtub, kui ei juhtu, siis tuleb hea positsioon. No peame rääkima Ott Tänakust ka ikkagi, teisel kohal meie mees on. Ütles, et rõõmsalt ei olnud midagi üle kivide ja kändude, väga ebamugavalt möödus päev, aga kui sa oled teisel kohal, siis pigem mööduga ebamugavalt, et koht on ju ilus. No koht on ilus niivõrd kuivõrd, eks. Kui me vaatame seda Ott Tänaku Toyota aastaid, siis oleks selleks hetkeks juba 15-20 sekundit edu sisse sõidetud nii mugavalt kohalt startides ja no, kui sa oled mitu head aastat, eks ütleme M-Spordi Fordiga ja pärast seda Toyotaga sõitnud autos, mis on tõesti väga mugav, et sa saad sellega sõita täiega ja sul ei ole mingisuguseid probleeme, siis ikkagi ta ei ole suutnud seda Hyundaid endale käe järgi seadistada ja teine asi on ju ka see, et nagu ma sain aru, ta seal ütles, et mitmes kohas aeglastes kurvides suri auto välja ja noh, ma kujutan ette, et Andrea Adamo Hyundai boss tuleb siis jällegi pärast rallit rääkima, et see olukord on talumatu, me peame hakkama lõpuks tööle, me peame välja selgitama, milles kõik need probleemid peituvad ja nii edasi, aga sisuliselt ei ole seda Hyundait ikkagi korralikult käima saadud.
Räägime ebaõnnestujatest täna. Elvin Evans esimesena 3. katsel juhtus tal siis, tuletame nüüd meelde, mis tal täpselt juhtuski, tal oli käigukastid, jah, 6 käik sisse, siis 1 katse läbi seal üldse 5. käiguga. Üritas ülesõidul parandada, sai sealt 40 sekki trahvi, lõpuks oli stardirivis pagan teab kus, aga Latvala kiitis mehe kiirust ikkagi, et päeva esimesel katsel kaotas Tänakule vaid 1,3, mis me siis ütleme, et Elfini tiitli võimalused sinna läksidki, jah? No pigem küll, et jah, küll algus oli hea, aga tundub, et see viga oli pigem mehaaniline viga. Nagu äkki nad juba kinnitasid ära ka selle, ma ei ole praegult uurinud, et hydraulika vea puhul oleks saanud seal kasutada siis seda käsitsi vahetamissüsteemi. Aga jah, 6 käik jäi kinni, pärast saadi 3. käik sisse. Ega seal midagi tähe olnud, seal nendes oludes lihtsalt selles mõttes kõva vend, et soovis leidis motivatsiooni lõpuni tulla eelkõige. Ja ega seal midagi teha peab lootma, et sellist probleemi teistel autodel ette ei tule, et alati, kui meeskonnas ühel autol mingi ootamatu probleem tekib, siis teised mehed juba seal niimoodi vaikselt mõtlevad ka, et kas peab autot hoidma või ei pea, et loodame, et teised autod püsivad ühes tükis. No ja siis Thierry Neuville, meil oli pärast 3. katset rehvivahetustsoon, kõik mehed olid juba lahkunud, aga kes ei olnud lahkunud, oli Neuville ja 20 minutit seal auto kallal kohmitses. Hiljem saime teada, et mitte auto lihtsalt ei surnud välja, vaid oli seal, temal oli nüüd roolivõimu probleem, et kõigepealt oli elektriline probleem ja pärast veel roolivõimu õli ka jooksis välja, eks need omavahel oli seotud. Adamo ütles kiires intervjuus, et kuskilt mingi paugu sai ja see lõi seal autos kõik sassi, aga mille poolest tuleb Neuvillile kindlasti au anda ja on nagu suur küsimärk, et kuidas selle oma jõududega ja oma peaga mees suutis ära parandada? Jah, et nii palju, kui ma sain aru, et seal seda asja seal kuidagi liimiti või ma ei tea, kas Jaan pani paremini tähele, mida nad täpsemalt tegid või pand. Aga jah, loomulikult, et au ja kiitus, et ta selle ettevõttis ära lõpuks remontis, et tire fitting zoonis, kus ka üks mehaanik oli abis, seda ära ei suudetud teha. Ja no eks tegelikult ongi ju niimoodi, kui me vaatame, kuidas auto parandamine käib, siis ollakse ju mobiiltelefoniga kenasti tiimiga suhtluses ja eks sealt pakutakse ka igasugused variante välja ja tundub, et Thierry Neuville on kas nüüd Ott Tänakult 11 õpetust saanud või siis ta ongi nii nagu Eesti mehed ikka, et tavaliselt nätsu ja siis MacGyveri teibiga pannakse ju kõik asjad kokku. Siin 11 mainis, et Elvini leidis endast motivatsiooni, et edasi sõita, aga kust Neuville selle motivatsiooni leidis nii, et 6. katsel lausa katsevõidu välja sõitis, et ta ütles, et see päev on ikka totaalselt metsas omadega, big mess, nagu ta ütles, et aga keeldus alla andmast, mees on hetkel üldarvestuses 18. kohal, tavamõistusega ei tundu küll, et siit midagi üldse püüda oleks. Ei, kindlasti mitte, aga võib-olla just läkski näitama, et teate, kui mul oleks auto kõrras olnud, ma oleks nüüd avalt võidu peale sõita, et eks sõitja puhul selline endale tõestamine on ka sama oluline tõenäoliselt kui meeskonnale tõestamine, et ega tal midagi erilist ju ta ei jõudnud näidata veel ja ma arvan, et talle endale isiklikult oli ka seda juba vaja, et näidata, et tegelikult ma võin panna küll. Ja teine asi on see, et ta on ju alati rõhutanud, et ma oleks võinud praegu punktitabelis olla sel kohal, kui poleks olnud seda ja siis ütleme niimoodi, et ka sellel rallil ta tahab kindlasti ka seda vähemalt just nagu sa ütlesid endale tõestada ja ka teistele, et kuulge, andke mulle korralik auto ja siis ma näitan teile. Just nõus, aga vaata, eile me rääkisime sellest, et kui üks Hyundai ära kukub, et tihti peale näeme seda, et teised Hyundaid hakkavad vaikselt võtma, et lihtsalt kindlaid punkte tuua, aga loodame, et seda ei juhtu. Nagu meil arvatasime,
et keegi teine see loogu igaks juhuks maha peab võtma hakkama. Jaa, aga tegelikult ei ole ju Hyundaidel enam mitte midagi tagasi hoida. Neil on ju ainukene võimalus, kui nad tahavad tiitlit saada, siis peavad nad tegelikult lõpetama 1-2. Et noh, see on küllaltki keeruline, aga no ma arvan, et Ott Tänakule antakse ka selge käsk kätte, et see ralli ära võita ja isegi kui selle sõidu käigus midagi juhtub, siis mitte midagi ei ole kaotatud. Sest noh, jah. Jaan, ma ei tea, kas te nägite, et Marko Märtin käis vahepeal All Live'i stuudios, ma arvan, et see oli üks selle tänase ülekande tipphetki. Seoses sellega meenus, et Peep rääkis, et sina olid 2003 olid seal Marko võitu kajastamas, eks? Olin küll jah, aga kahjuks olid toona need olud hoopis teistsugused, eks, et me ei näinud ju mitte mingisugust videopilti, me saime alles hiljem kuulda ja siis nii-öelda pildi pangast vaadata, kuidas Marko Märtin sõitis lahtise kapotiga ja siis tsiteerida ka tema lauseid ja sõnu ja pärast alles ilmusid need videod ju kuhugi YouTube'i aga see oli ikkagi ääretult võimas emotsioon, et ma mäletan seda, et ma istusin arvuti taga, see oli siis seal pressiruumis olid need arvutid, kus tiksusid need splitid ja siis ma stopper pealt kogu aeg vaatasin, et Marko Märtin nüüd ta peaks, nüüd sellel hetkel peaks, et see split on umbes 20 sekundit nihkes, et sellel hetkel peaks nüüd tema aeg siia ekraani nurgale või tähendab ekraanile ilmuma, et ta ei saa ju ära väristada seda, et ta võidab ja siis õnneks need splitid kõik ilmusid õigel ajal sinna ekraanile ja see oli ikkagi võimas elamus, et mees lõpuks võitis selle ralli. Esimene eestlane võitis MM-ralli. Palju sa, Jaan, oled Kreeka rallil üldse käinud? 3 korda pakun välja. Tulid täna sellised nostalgiahetked ka peale või? Tuli tegelikult, sa võid homme küsida Peebu käest, et ka kulinaaria kohta. Üks, mida me Peebuga arutasime, esimene küsimus oligi see, et kuidas Kreeka salat maitses ja seda ta kiitis taevani, et võt see on see nostalgia, et meil nii head Kreeka salatit ei saa. Aga teine asi on see, et minu aegadest tundus nagu see Kreeka ralli oli ikkagi natukene keerulisem, raskem, need rajad olid rohkem kivisemad ja seal nagu õiget pruuse nagu ei olnud, et võtame kas või esimese katse, seal oli lõpus olid täiesti siledad ja ilusad lõigud, aga no see, ütleme niimoodi, et ega ma ju kogu katse pilti ei näinud, et see võib ka olla niuke. Mis aastal ta võitis nüüd? 2003. Märtin? 2003. 2003. Taevan arm, vaadake, kui palju sealt aega on, peab 20 aastat mööda. Minu vana mehe mälu eriti palju kinni ei pea, aga Kreeka salatit ma mäletan. Ja see on meeles vähemalt. Peatume kiirelt Georg Linnamäel ka, kes ei tee üldsegi paha sõitu tegelikult WRC 2 klassis, hoiab 4. kohta Pulasia, Mikkelseni ja Graasini järel. Graasinile kaotab muuseas ainult 8,9 sekundit, siis 5. kohal on Rally Estonia Delfi hüppe võitja Sean Johnston on saanud oma tervise korda ja Kreekas suure comebacki teeb. Seal taga on veel nimekaid mehi ja nimekad norralased Ösberg ja Solberg on muidugi probleemidega maadelnud ja on juba superrallisüsteemi siin kirja saanud. No räägi, Roland, sa Georgi käekäiguga oled natuke rohkem kursis, et on natukene üllatus või? Tead, ma pean ausalt ütlema, et ei ole väga. Georg on väga palju trenni teinud, tal on kilomeetrid kõvasti all ja me oleme näinud kogu aeg tegelikult head tempot. Küll pole nagu seda õiget kogu paketti sealt veel tulnud. Ma mõtlen siis väga head tulemust, et mis ta kiirusele vastaks. Aga täna see sõit, mis ta teeb, on küll väga hea ja ma pean ikkagi välja tooma selle alla 1 kilomeetrise katse tulemus, et absoluudi 9 aeg, kui ma ei eksi. Et see on kindlasti pilt, mis ta telefoni ära salvestas, et WRC 2 arvestuse 3. ja absoluudi 9 mees, et jaa, kokkuvõttes ega tal midagi halba pole öelda, et pigem ikkagi suurepärane sõit ja loodame, et ta suudab nendest kividest ja muudest jamadest seal eemale hoida, et seda ebaõnne endal see aasta olnud küll.
no just, homne päev algab meil siis pihta 8.32, hakkame blogima ja 18.08 viimane katse homme väga tummised 132 kilomeetrit. Teeme kiired ennustused, et kuidas see lahing siis nende 3 mehe vahel välja hakkab nägema. Noor, natuke vanem ja kõige vanem mees. No ma isiklikult arvan, et Sébastien Ogier tõmbab hoo maha ja hakkab kindlasti sõitma kindla peale. Tal ei ole selle ralli võiduga mitte midagi peale hakata, tal on neid tagalaskust küll ja veel. Aga Ott Tänak ja Kalle Rovanpera, nemad hakkavad lahingut pidama, sellepärast, et Kalle tahab selgelt võita ja Ott Tänak kogenud mehena ei saa ju poisikesel lubada seda asja, et järsku vend tuleb ja esimesel Kreeka rallil võtabki esikoha ära. Nii, Roland. Jah, ma ise panustaksin selle peale ka, et Kalle surub seal kõvasti edasi, et pigem võib-olla näidata ka, et võib tulla küll noor poisse panna seal, aga loomulikult, nagu Jaan ütles ka, et Ott seda kindlasti lihtsalt ei anna. Aga ma millegipärast arvan, et äkki on Kallel seda vurtsu vähe rohkem sees ja usaldab seda Toyotat ka äkki rohkem, et pigem võib-olla Kalle puhul on see küsimus, kas võiks olla võit või katkestamine või probleem või mis iganes seal juhtuda võib, et ega see ralli väga ei halasta, kui seal juhtuma hakkab, aga jah, ütleme nii, et oma panused ma hetkel jälle võtan need sinimust valged prillid korraks ära ja paneme Rovanpera peale. Aga selge, paneme selle saate tänaseks purki, aitäh Roland ja Jaan, kohtumiseni homme samas koosseisus, aitäh vaatajatele, kuulajatele kuulamast ja vaatamast, kena õhtut ja kohtumiseni homme. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.